Mina jälgin juba Täitsa Pekkis podcasti päris tükk aega. Et mulle väga meeldib Mihkli ja Katrini selline humoorikas lähenemine. Nad on sellised vaba suhtlejad, natukene nagu ei olegi eestlased. Ja räägivad päris ausalt, ma ütleks, asjadest. Nad räägivad asjadest, mis lähevad näiteks pekki. Nad räägivad asjadest, mis lähevad pekki, kuidas nad lähevad pekki ja kuidas sellest kõigest võitjana välja tulla. Sest alati elus ju juhtub midagi. Kus meil veel inimesed on? Kas keegi saab minna kutsuma natuke inimesi? Vähe on. Kutsuge inimesed sisse sealt veel. Aga te võite tegelikult lavale juba tulla. Tuleme, teeme aplausi. Nii ägedad inimesed. Tulge siia ära. Tulge siia ära. Juhuu! Palun. Super inimesed, istuge siia. Aga mis sa arvad, Mihkel, äkki alguses seisaks natuke või? Või tahate võimelda alguses midagi? Ei, ma ei taha rohkem seista. Ei taha rohkem seista. Aga kuidas me tavaliselt muidu event alustame? Aha. Me teeme seda või? Ja, aga sorry, see ei ole meie event, vaata, me oleme seekord. Ei, tehke. Ma ei pea vedama. Tehke. Ei, me ei tee. Ärme täna tee. Ikkagi teiste eventena, on ju? Teie jääte jutustama, et meie oleme tahaplaanil. Hakkas pihta või? Jah. Okei, tere. Minu nimi on Mihkel. Tere, Mihkel. Mina olen Katrin, teiega. Teiega tore on olla siin. Prožektorid näos pole ammu laval olnud ja me just täna Mihkliga arutasime, et me ei olegi koos kahekesti mitte kuskil niimoodi esinenud, et me oleme kas mingid õhtuid või päevi koos juhtinud, aga me ei ole koos niimoodi kahekesti rahva ees, päris inimeste ees olnud. Nii et aitäh selle kutse eest. Aga alustame tänast vestlust siis sellega, et kui paljud teist täna, kes siin on mõnda Täitsa Pekkis saadet kuulanud? Käed üles, kui olete. Okei, nice. Jubedalt kajame ka muidu. Siin võib-olla. Noh, mis seal ikka? Juba Pekkis. Sul on ju nii, sulle meeldib enda hääl ju, vaata, sa saad nagu topelt kuulata seda häält. Okei, aga kui paljud teist on elus midagi pekki keeranud? Suht vähe käsi nagu, kui paljud teist on tegelikult midagi elus pekki keeranud, tõst käed ülesse, palun. Me ei saa ainsad olla. Okei, natukese rohkem. Osad on tagasihoidlikud ka, siin vaata mulgimaal ikkagist peab natuke arvestama. Käed ei käi üles, aga küüned on nii. Aga kui paljud teist on juba sellel aastal midagi pekki keeranud? No väga vähe. Ma ei tea, kas me oleme õiges kohas, aga... Ei tea. Võib-olla me oleme sead näited, kuidas mitte asju teha. Ei, me kindlasti olemegi. Okei, viimane küsimus rahvale. Et kui palju on täna siin vallalisi mehi? Küsin sõbra... Okei, ma vist lähen, ma hakkan minema, sest oli tore teiega. Üks oli. Üks, okei. Aga see ei ole see saade. See ei ole see, kus ma endale uue rikka mehe leian või? See ei ole, okei. Kuigi see on hea koht, sest... Ma just mõtlesin selle pärast, kui enda tulin, aga... Ma tahakski võib-olla natuks aru saada, et me jõudsime kohalisi ja eelmise esinemise alguses ja päris hea ülevaade on sellest, kes teenivad lisatulu ja kes kuhu investeerinud on, aga tegelikult minul praegu puudub ülevaade, et kui paljud teist juba üldse investeerivad. Et ma lihtsalt saaks natukes aru ka, mis siin toimub ja kuidas teil läheb. Tõstke käed üles, kes juba investeerivad või on investeerinud. Nii, pange käed alla ja tõstke käed üles, kes ei ole investeerinud veel. Ja mis need ülejäänud 40% inimesi teeb? Ei investeeri, aga investeerin. Okei, tagasihoidlikkus pole lugu. Ja võib-olla nagu meie täna räägime rohkem oma enda kogemusest, oma enda elust, sest siin on nii vinged esinejad teil, kelle nagu elukutse peaaegu lausa on investeerimine ja kes tegelevad. Just. Ja meie elukutse ei ole olla investor, seega investeerimisnõu ei oska anda ja portfellid meil ei ole ka just väga suured.
Küll aga on meil olnud palju väljakutseid rahaga ja rikkaks saamisega, sest see on asi, millest me mõlemad oleme hullult unistanud. Ja ma tahaks võib-olla kohe siia, et just enne Mihkel ütlesin, et issand, et ma ikka vist täitsa erinen kõigest ja ma ütlen kohe ära, et mina ei ole minimalist. Et mina ostsin täna selle kleidi, millega ma siia tulin, et mulle väga meeldivad ilusad asjad ja mulle meeldib väga raha, kus ma seda näen, näiteks minu riidekapis või jalanõudes või et... Ja Kats kulutab alati jube hästi. Ja kui ma küsin, et kui selle 3. sambaga läheb, see aga vaata seda kleiti, ma olen esinema sellena, aga kas ei ole mitte nagu nagu vaatame, Mihkel. Ja alati sa oled nagu mjau. No ma ei saa valet, või tähendab. Okei. Mihkel, aga räägi, mis on olnud sinu, kui võtame investeerimist või üldse raha, siis mis on olnud sinu kõige suurem pekkiminek? See on nagu keeruline küsimus ja see ei ole nagu seotud võib-olla investeerimisega, aga kõige nagu raskem minu elus on olnud see pidev tohutu võitlus ja tahepüüdlus selle suunas, et saada jube rikkaks. Ja ma ei ole alati väga häid teekondasid valinud selle jaoks ja me arvasime Katsiga, et nagu kindel viis, kuidas saab ülirikkaks on võrkturundus teha. Ja siis me panime hullu, kus me tegime püramiide, panime selle teise püramiidi peale, 3. ka, aga rikkaks ei saanud ja ma arvan, et ma ei saanud mingi aeg isegi arveid maksta ja see tunne, et sul korteriühistu mingi esinejana kirjutab, kuule Mihkel, et kommunaalid on mitu kuud juba maksmata, mis toimub, et see stress oli ikka väga ränk ja siis ma olin nagu never again. Maksan arved alati igal ära. Ja, aga samas minu meelest see oli üks kõige lahedamaid kogemusi, mis me ikkagi elus saanud oleme ja kogemus, mis meid tegelikult tegi väga veel lähedasemaks ja midagi, mis me selles mõttes jagame ikkagi elu lõpuni ja nüüd me saamegi lahedaid lugusid rääkida. Ma mäletan neid siin aegasid. Kusjuures siin nägin juba veel inimesi, kes meiega koos seda rada käisid ja minu meelest nagu kõik, kes ikkagi on natuke pikemalt selles vallas tegutsenud, kes enam nüüd ei ole, minu kõik ülilahedad inimesed. Nii on, et... Ja täna väga edukad erinevates valdkondades. Kes on kunagi vaatanud seda Steve Jobsi kõne, ma ei mäleta, kas see oli Stanfordi, mis ülikooli see lõpukõnes oli ja seal ta lõpuks ütles kuidagi ilusasti, et sa suudad oma elus olevad punktid kokku viia ainult selja taha vaadates, et you can only connect the dots looking backwards. Ja nüüd ma saan aru, miks see kõik pidi juhtuma ja see viis mind sellele teele, kus me täna oleme, aga kuidas sinuga on? Mis on olnud sinu suurimad finantsilised väljakutsed? Ma arvan ka, et ei ole nagu sellist ühte, vaid nagu Mihkel enne ütles, et mulle lihtsalt meeldib majandust siis toetada. Elavdada, riigikassat, ettevõtluskükke. Ja minuga lihtsalt ongi see lugu, et alati, kui mul on vabaduse fond, siis mida ma kasvatan, ma nimetan seda vabaduse fondiks ja siis ma kogun selle vabaduse fondi raha, siis see vabadus jõuab hästi ruttu kätte ja ma lihtsalt kasutan seda kontot näiteks, kui ma tahan minna 6 aega Zanzibaril elada, reisida, Dubais käia põhist reisimiseks või siis, kui tuleb näiteks lahutus ja peab sellega hakkama tegelema. Et ma olen leidnud nagu kasutust siis sellele vabaduse fondile, et see on olnud kuidagi kogu aeg selline, et ma nagu teen mingeid samme ja siis need sammud siis, et ma kasutan seda raha siis mingil eesmärgil ära, et ma ei ole teinud nagu väga pikaajalisi investeeringuid, aga varsti minust saab nüüd kinnisvaraomanik, nii et ma arvan, see on juba päris äge, et mul on kuidagi alati nii, et mulle meeldib üürida ja ma ei tea, ma pole kunagi väga, mis pole ka üldse eestlasigi, et mul pole kunagi olnud tegelikult väga suurt tungi nagu omada kinnisvara, sest mulle tundub jälle see nagu mingi kohustus või ma olen nagu kuskil, ma ei tea, mingi pangal võlgu, ma ei tea, mulle laenu, mulle üldse aga ole ausalt, meil pole kunagi raha ka selleks on, nii et räägime nii, kus asjad on. Ja, aga ikkagi variant oleks olnud nagu palgatöölt lihtsalt võtta see on ju laen ja osta endale midagi, aga ma ei tea, mulle kuidagi, et need laenud ei ole ka väga minu teema, aga nüüd ikkagist siis minust saab kinnisvara. Kunagi ei ole liiga hilja alustada. Yeah. Aga võib-olla ma räägingi siis nagu oma loo, kuidas minust lõpuks sai investor ja kuidas siis minust ja kuidas minu investeerimiskarjäär lõppes. See ei vasta tõele, Mihkel, see investeerimiskarjäär ei, kusjuures see vastab tõele, aga siis mingi hetk minust sai jälle investor.
aga see rikkaks saamine on olnud sihuke suhteliselt tugev kinnisidee, selle taga on isaga seotud perekonna probleemid ja vajadus olla ilgelt tähtis. Nüüd ma tean, aga kasutame seda edasiviiva jõuna, ei kritiseeri mind. Ja olen tahtnud rikkaks saada ja ega see sihukeste network'ide ja muude asjade kõrvalt välja ei tulnud. Lõpuks ikkagi, kui ma esimest korda palgatööle läksin, siis hakkasin õhinal raha kõrvale panema ja ma täna enam ei mäleta, kes mind sellele teele viis, aga ma olin alati nagu unistanud ettevõtlusest ja sellest mingi businessist ja mingi, no käid mingi sihukest inimestega, kui teie olete ja räägite, ta on Nasdaq. Ja siis midagi. Kasutad veel tähtsad sõna. Nasdaq ja punktid. Ja hakkasin panema, ma mäletan, mina olin nii tubli, et ainuke viis, kuidas mina suutsin reaalselt investeerida, et kuu alguses panin kohe raha investeeringuteks ära ja ma eriti hästi ei saa asjadest aru. Ja kõige lihtsam viis oli lihtsalt alustada, et see on üks asi, mis mind elus on alati edasi viinud, et ma võtan hästi palju riske. Ja mida noorem ma olen, seda rohkem tunnen riske võtta. Mõnikord need on väga väiksed riskid, mõnikord on suured riskid, aga ma võtan palju riske, sest ma usun, et sealt taga lõpuks edu on suurem. Ja ma hakkasin kohe nagu investeerima suht suvaliselt. Esimesed 100 eurot kogusin mingi 2 kuud ja panin ühisrahastusse. Ja siis, ma arvan, läks mingi 5-6 kuud. Ma kogusin 500 euri kokku. See oli päris big thing ja Tallinna kaubamaja ostsin. Mäletan selle LHV kodulehel, mäletan, kuidas ma seda ei saanud üldse aru, kuidas seda orderit teha. Ma ütlesin okei, kui järsku öeldi, et on. Ma olin money ja cash money ja viimast sõna ütle. Ja sealt edasi see, kui sa alustad, olgugi, et ma sain võib-olla alguses poole aasta peale kokku 500 euri või 6-7 kuu peale sain kokku 500 euri, mida investeerida, siis see lükkas mind nii hullult edasi ja lõpuks oli see, et ma hakkasin iga kuu investeerima rohkem, kui ma sain. Ja siis kuu lõpus ma pidin emalt mingi rahhi küsima midagi, et kuule, tegelikult ma pean sööma ka viimane nädal, mul läks jumala meelest ära. Ma mõtlesin, et ma panen ikka siin aktsiatesse natukese kasvufondi ja kõik kohad. Ja tublisti niimoodi ja hoidsingi seda 20, 25, 30% oma sissetulekust. Panin kogu aeg kõrvale, kuni tuli krüpto. Ja kusjuures, mitte see, mis te arvate, siis keegi rääkis kaevandamisest midagi. Sõbrad ütlesid, kuule ostame mingi kasti, paneme selle kuskile võrku ja raha tuleb. Say no more, võtsin emalt 1300 euri laenu. Ja ostsin Antminer S9 või mingi sihukese asja. Viisin selle Tartusse ema, isa üürikorterisse alla, 2 korrussel üleval ema, all mingi üürikas. Lükkasin vannituppa, see küttis vannitoa nii kuumaks, et kõik vannitoa põrandad läksid kõveraks. Või mitte kõik põrandad, et üks põrand, mis seal on. Ja põrandalauad läksid kõveraks, puit tõmbas kokku, aga asi toimis. Ja see oli 2016-17 ja tänu Bitcoin investeerimisele ja sellele ja pluss nagu tavainvesteeringut jätkamisega, siis minu portfell jõudiski seal kuskil 5 aastaga 30 000 euroni ja money. Ja see tunne, nagu 30 000 on väga palju, samas ei ole palju, isegi kui 10 000 oli. See tunne, et ma esimest korda ei ole võlgu. Kommunaalid, mul on 10 tonni kuskil ja ma ei plaaninud seda kunagi puudutada, et ainult panen juurde ja mind ka välja võtmine juhitanud. Nii, siis juhtus see, et ma juba hakkasin, ma sain suhteliselt ka kiiresti aru, et ikkagi investeerimisega ei saa rikkaks. Rikkaks saab nii-öelda sissetulekute suurendamisega. See on siuke nagu vastuoluline, tegelikult saab investeerimisega, aga kui paneks 5 sotti iga kuu kõrvale 10% tootlust aastas, 10 aastaga sa teenid 100 000, mis on super, aga see tundus mulle tegelikult, ja 500 kuus investeerida ma pole peaaegu kunagi suutnud. Et ma pean sissetulekut suurendama, ma hakkasin tööl hästi palju vastutust võtma, ma hakkasin järjest rohkem tegema asju. Kus sa töötasid siis? Ma läksin Helmesesse tööle, tarkvararenduse ettevõttesse ja kunagi IT-d pole teinud, kuidagi bullshitisin ennast sinna. Ja nad olid, et kui sa oled mingi jumal lahe tüüp normi jutuga, et see eriti asjadest aru ei saa, aga kurat, meil on vaja mingit tüüpi, kes klientidega räägib. Tavai. Ja ise õpetasid mul asja selgeks ja tegelikult 3 aastat panin hullu ja minust sai peaaegu senior süsteemi analüütik, et lõpuks ikka õppisin midagi ära. Aga see 3 aastat nagu ka tohutu eneseareng ja tohutu see oma võime
sissetulekut suurendada, et selle võime kasvatamine võttis päris palju minust välja ja ma tahtsin hakata ettevõtjaks. Ja võib-olla ma täna nagu Bylance'ist liiga pikalt ei räägi, aga kas keegi teist on kunagi proovinud sellist eelarveäppi nagu Bylance? Kes ei ole, siis soovitan tõmmake App Store'ist alla, täna üks Eesti kõige populaarsemaid raha planeerimisäppe, Bylance Baltikumis ka. Ja kusjuures Lätis, Leedus läheb jumal raskesti, tuleb välja, et Läti, Leedu investorkond on Eestist 5 aastat umbes maas. Nii et te olete nagu lätlastest täiega ees, ülikõva. Ja mu monoloogi nagu võib-olla esimese monoloogi lõpp jõuabki kätte selleni, et tuli vastu võtta üks elu raskemaid otsuseid, et ma tundsin, et ma ei jaksa enam tööd teha, ma olin läbi põlenud, minu suhe, mis oli väga pikalt kestnud, purunes ja kuidagi sain aru, et ikkagi nagu suurt raha on tõenäoliselt ainult ettevõtlusega võimalik sisse tuua. Ja mul taustal oli umbes 3-4 aastat käinud see mõte teha mingi eelarveäpp, sellepärast et ma olen tohutult kehv raha jälgimises ja mul on vaja mingit automaatset asja, mis ütleb mulle, kuule, sul on lappes jälle. Ja mõtlesin, et kuidas me seda teeme. Ja ainuke võimalus tunduski tulla töölt ära ja võtta need 30 000 eurot, mis ma olen nagu 5 aastat nagu palehigis töötanud, et see kõrvale panna, müüa see kõik maha. Ja võtsin selle otsuse vastu, see oli hästi raske, ma päris pikalt nagu kaalusin seda, aga siis sel hetkel ma sain nagu aru, kui palju vabadust ja väärtust ja otsustusvõimekust annab teile see, kui teil on kas või 10 000 eurot kogutud kõrvale. Et ma sain teha selle otsuse, fuck it, ma tulen töölt ära, ma jälgin oma unistusi ja ma hakkan selle portfelli pealt elama. Ja umbes aasta ajaga siis investeerides nii Bylance'i algusesse kui endale lihtsalt igapäevaselt nii-öelda palka makstes, kulutasin kõik selle 30 tonni ära. Ja juba olime ettevõttega jõudnud selle aasta jooksul nii kaugele, et hakkasime esimest väikest seemne raha kaasama ja minu konto, minu 30 tonni sai 2 kuud enne seda otsa, kui esimene investor raha tuli sisse, et tuli jälle emmelt laenu võtta. Aga emme oli hea, vaatas, et kurat, poiss teeb tublit asja, vennaga koos ka, oleks me üksi olnud. Tahaks mingit, ma ei tea, nii kahtlane, mingi Bylance, Bilando, no ma ei tea, mida sa teed. Aga sinu vanemad on ikkagi alati tegelikult toetanud ju sind ja sinu tegemisi, ettevõtmisi? No mitte kõiki, aga jaa, üldiselt küll. Nad on alati olnud toetavad. Küll ka väga murelikud, aga siiski toetavad. Ja emme andis laenu mulle ja jõudsimegi selleni, et kaasasime 25 000 eurot meie esimesed investorid Raido Pikkarilt ja see tunne. Ja saingi endale hakata palka maksma ja kõik see 30 000 eurot, mille ma olin 5-6 aastat kogunud, see oli seda väärt, et ma sain 25 000 eurot. See oli täiega seda väärt. Vot. Aga mõtledagi, et me oleme sinuga nii palju sellest rääkinud ikkagi, kui suure vabaduse sul andis see otsus või need otsused, mis sa olid varem teinud, et seda raha koguda ja siis võtta see otsus vastu, et päriselt minna oma unistust püüdma. Ja pluss oligi, et tegelikult sa said seda kasutada ka siis nii-öelda vaimse tervise heaks, sest olgem ausad, nagu sa ikkagi nagu su vaimne tervis oli ka tollel hetkel mitte kõige paremas kohas, tulleski ikkagi läbipõlemisest ja suhe ja kõik, mis seal juures olid. Et sa said nagu hakata oma äri ehitama, aga pluss sa said võtta seda aega päriselt ka ise endale. Täpselt sai käidud teraapias, tehtud erinevaid ringe, erinevaid tseremooniaid ja ka käidud nagu psühholoogi juures, et tõesti oli võimalus kõike teha, mida mul oli vaja, et ennast toetada. Keegi teine ei pidanud mind toetama, ma sain ise ennast toetada, ise aega võtta ja ka lihtsalt vahepeal 3 päeva jutti kodus lage vahtida, sain ka seda teha. See vabadus on väga nagu oluline ja sellepärast ma saan nagu aru, miks peab investeerima, mitte ainult ilusat kleiti ostma. Ja, ei, ma olen selles mõttes täiega nõus. Aga ma mäletan, kas ta struggle olid sul ikkagi selles, et justkui ma olen nüüd ikkagi natuke läbi kukkunud selles osas, et ma pean nüüd hakkama seda raha kasutama. Aga Mihkel, et mille jaoks sa siis nagu tegid neid investeeringuid ja kogusid ja säästsid seda raha, kui mitte täpselt, et nüüd teha enda unistust? Täiega hea point, jah. Et see oli vaimselt oli ikkagi hästi suur mõtteviisi muudatus kuidagi hakata seda kõike maha müüma. Aga krüptoga muidugi joppas, ma müüsin tipus kõik maha ja pärast seda tuli see esimene suur krüptolangus, nii et
Ka-ching, sellega läks nagu hullult hästi, jumal tänatud, et vaimne tervis perse läks õigel ajal. See on nagu, see oli nagu bullet dodged, sest kõik oleks läinud. Ja sa said selles mõttes ju ka Binance'ile väga hea founder story ju sellest kõigest, et kuidas siis, et miks üldse hoida enda rahaasjadel silma peal ja miks jälgida oma kulusid-tulusid, sest ühel hetkel sul võibki, mis iganes elus juhtuda, siis sa saad seda raha nagu kasutada ja võtta, on ju. Ja tegelikult meie investoritele ka see lugu väga meeldis, et ja kuidagi on juhtunud niimoodi, et kõik Binance'i 3 kaasasutajad, kõigil on mingi teatud isiklik kogemus nagu rahaga või mingi lugu või mingi põhjus, et miks me nagu hoolime sellest raha paremini juhtimisest ja raha kasvatamisest. Et investorid ka nagu nägid, et kurat, et need mehed panid nagu oma raha sinna alla, kulutasid kõik ära. Mu vend samamoodi, et vend ei müünud küll kõike, sest vend on nagu need koonrid ja koid siin. Midagi ei kuluta, mina oskan kulutada ka kahjuks. Ma tulin vana 3 bemmiga siia, te ei tea, palju mul paranduse peale läks eelmine kuu. Oleks siis nagu mingi uhke, vana ka kurat. Ja ma tahan veel siin nagu selle, minu meelest lihtsalt see sinu lugu on hästi inspireeriv ja just ka nagu see, et tegelikult kui sa alustasid on ju Binance'iga, kui sa tulid palgatöölt ära, kas siis selleks hetkeks sa olid ju samamoodi, tegelikult see Binance ideena oli ju sul juba tegelikult mitu aastat juba sa tegelikult taustal ju ehitasid seda. Jah, 4 aastat peaaegu tegelikult vaikselt niimoodi nädalavahetuseti või otsisin erinevaid alguses päris pikalt kaasasutajaid endale, et kellega seda koos teha. Et see oli päris pikk tsükkel ja mul õrna aimu, kust alustada ka üldse, mismoodi äppid ja mingi business canvas, et üks tüüp, kellega ma koos proovisin, tema rääkis business canvadest palju, siis me tegime aasta aega paberi peale business canvasid. Need on kõik sahtlis kuskil ja siis mingi teine vend oli mingi IT-tüüp, mõtlesin, et okei, mul on mingi IT-venda vaja, mul ei ole business canvasi venda vaja. Too vend ainult rääkis IT-st, nagu server, API, agregatsioon ja pangad. Et ja lõpuks siis oli päris nukker seis tegelikult, et ma ei leidnudki enda häid co-founderit, kelle asja koos teha, siis mul tuli meelde, et kurat, oma vend on arendaja. Ja graafiline disainer. Ja noorem ka veel, minu 7 aastat, küll uskuma jääb mu juttu. Ja siis võtsin venna punti ja kohe hakkasid tegelikult asjad liikuma, et kohe saime aru, et see oli nagu õige match ja ega me ei teadnud, kas sellest tuleb üldse midagi, ega me olime valmis, et me kulutame oma rahad ära ja saab, mis saab. Aga umbes mingi 4-5 kuuga ikkagi nagu selgus, et siit on võimalik midagi nagu teha. Vot. Minu meelest, mul on nii hea meel, ma olen Mihkliga olnud parimad sõbrad juba nüüd, ma ei tea, 16 aastat, midagi sellist, nagu näha ühe inimese sellist nii kasvu ja arengut ja pühendumist. Ma arvan, et ei ole olemas nagu teist sellist inimest, kes on päriselt nagu nii pühendunud, julge, et kes päriselt läheb ja püüab oma unistused kinni. Et ükskõik, mis unistused sul on olnud, siis sa oled need unistused ikkagist päriselt teoks teinud. Et ükskõik, mis unistused kellelgi täna siin on või ükskõik kui suured või väiksed need ei oleks, kes tahab, ma ei tea, pere luua, kes tahabki rohkem investeerida, kes tahab maja ehitada, kes tahab alustada ettevõtlusega, siis et see kõik on päriselt võimalik. Ja kusjuures see on nii lahe, et selle välja tõid. Mis Nasdaq on ju, räägime unistustest. Unistuste püüdmine ei ole mingi mütoloogiline üksarvik või mingisugune tegelane, et mul on see suur unistus, siis ühel hetkel ma nagu tulen töölt ära niimoodi, et konfetid lendavad, siis ma keerutan diivani peale ja ma hakkan oma unistusi ehitama. Minust saabki nüüd ettevõtja ja siis kuidagi sa teed seda ja siis et see on protsess, see on ülipikk protsess, et ma nagu iga kord, kui me nagu Binance'iga tööd tegime või mis iganes see faas oli, see esimene mõttefaas, paberifaas, kui me hakkasime esimest prototüüpi, ma kunagi ei teadnud, mis saab edasi. Mul polnud, nagu ma ei uskunud, et me sellest saab midagi nagu päriselt või ma ei osanud seda näha isegi sel hetkel, kui mu vend oli umbes 2 aastat prototüüpi nagu vaikselt nädalavahetust ehitanud ja ühel hetkel see oli mingi detsember. Ma ütlesin, et kuule, et valmis on vist. Ma mingi, mis asi sul valmis on? Valmis, okei. Ja see on äpp, päriselt, mis asi sul äpp valmis või? Ja ma olin nagu siiralt üllatunud, et see tegelikult saigi valmis ja et nagu nii raske on näha seda järgmist sammu või kuhu see läheb, et ma arvan, et üks minu sukseid tugevuse elus on
see, et ma liigun kogu aeg edasi. Minu suurimad nõrkusi on see, et ma jätan pooleli, ma väsin ära, ma vajun oma trajektoorilt hästi tihti kõrvale, Kats on siis toeks mulle, aga ma alati tulen tagasi ja teen selle järgmise sammu. Ma jälle teen ühe sammu edasi. Ja kui me launch'isime äppi, siis meil polnud õrna aimu, kuidas me näiteks pankadega hakkame ühendama turvaliselt ja kõik, et väga keeruline kallis protsess ja just siis juhuslikult tuli Lätist välja üks ettevõte, kes hakkas piloodi raames seda teenust tasuta pakkuma. Et sa lihtsalt ei tea, kust see järgmine läbimurre tuleb, aga lihtsalt sa pead sammu edasi minema. Ja see on minust Kats ka üks sinu tugevusi. Alati edasi minek ja nii palju kiitsid mind, sa oled ka nii tubli, sa oled nii ilus, sa oled nii hea, sa oled nii tark, sa oled nii palju endasse investeerinud. Väga tubli. Aga tegelikult ma armastan Katsi väga palju ja mina armastan sind ka ja ma arvan, see on ka üks, kui ma mõtlesin, et no ma olen hästi palju investeerinud iseendasse, ma olen hästi palju investeerinud enda ettevõtetesse ja praegu, kui sa mulle rääkisid, siis ma olen hästi palju investeerinud oma sõprussuhetesse ja ma arvan, et nagu see on ka üks kõige olulisemaid investeeringuid, mis me elus võiksime teha, on investeerida suhetesse, investeerida oma suhtesse oma partneriga, oma lähedastega, oma sõprussuhetesse, oma töökaaslaste suhetesse, et see on lõpuks, et ükskõik kui raske sul elus on, siis kui sul on näiteks selline sõber kui Mihkel, siis sa tead, et sa saad sellest võitjana välja tulla või kui sul läheb elus sitaks hästi, no ma mäletan, kui te kaasasite Bilance'iga nüüd palju veerand miljonit on ju, veerand miljon, no kus me olime vanalinnas, šotid, värgid, särgid, et päriselt Sott läks. et päriselt investeerida nendesse sõprustesse, et see samamoodi võtab aega, see võtab pühendumist, et siis oleks seda eluga kellegiga jagada, et kõik see, et me teeme neid investeeringuid, et me säästame, aga et me selle kõige käigus ei unustaks ära oma sõpru, oma peret, oma lähedasi, et päriselt neile ka investeerida ennast ja enda aega. Ja ma arvan, see on kindlasti olnud üks minu elu parimaid investeeringuid. Ja sinu võime luua ühendus inimeste vahel ja Kats on väga hoolitsev, ta on nagu siuke ema lõvi natukes, et läheb suht naglaks ära, kui keegi tema sõpradega möliseb, lendab kohe peale, et ma olen alati hästi imetlenud Katrini juures seda võimet nagu luua neid suhteid hästi nagu ette mõelda sõprade peale, et tegelikult see inimsuhetesse investeerimine, mida sina oled alati jube hästi teinud, on täna toonud sulle võimalus, et sa saad Eduakadeemia programmi juht olla, sest on vähe inimesi, kes suudavad nii hästi leida üle Eesti need õiged inimesed õigesse teemasse, õigel ajal. Ja see on olnud täna meil võimalus olla siin laval. Jah, ka tänu sellele, et nagu see investeerimine on nii lai asi ja tuleb nagu igas valdkonnas seda hullult palju tegelikult teha. Ja ma olen nõus ja ka lihtsalt ongi kogu see kogukond, mis meil on Täitsa Pekkis saate ja saate kuulajate näol ja see, et me oleme saanud jagada nii paljude inimeste siis ebaõnnestumisi, kes veel ei ole kuulanud meie saateid, siis täiega soovitan kuulata, leiate sealt ka palju investorid, üks meie lemmik saadetes kindlasti Rahakratiga rääkis, siis võib avas natuke enda teist poolt selles juures, et aga selles mõttes ärge valesti, et mulle väga meeldib raha ja kindlasti lihtsalt selline võib-olla strateegiline investeerimine ei ole olnud minu siis senise elu selline fookus, vaid rohkem siukse nagu elu nautimine ja erinevate ettevõtete katsetamine ja proovimine. Ma olen lihtsalt nii palju erinevaid ärisid loonud ja teinud kogu selle Täitsa Pekkis saate kõrval. Kui koroona tuli, siis me arustasime oma käte desinfitseerimisäri näiteks, on ju, mis poole aastaga läks pekki, on ju. Et mul on kuidagi nagu, et mul on siiamaani neid topsikuid kuskil. Et aga selline, et kohe, et meil on mingi probleem või mingi olukord, et enne seda meil oli siis videoproduktsiooni agentuur endise abikaasaga koos, et siis see turg natuke kuivas kokku, kui COVID tuli, et okei, aga mis on see lahendus, mis me saame teha, mis me saame uut väärtust luua, et mulle kogu aeg nagu meeldib midagi teha, mulle meeldib midagi uut alustada, et see põnevus kõige selle juures ja ma arvan, et siuke võib-olla järgmine 20 aastat ongi fokusseerib hoopis millegile muule, sest nii palju mingid asjad on juba elus tehtud ja kogetud ja katsetatud, et võib-olla siis 5 aasta pärast räägin siis teile oma miljonilisest portfellist. No ma väga loodan, sest muidu ma pean oma Bilance'i rahadega sind üleval pidama. Aga teed see investeerimata, ma ütlesin, et minust sai investoris, ma lõpetasin investeerimise, et oligi, kui ma olin kõik oma rahad nii-öelda ära kulutanud,
siis ma alguses teenisin väga vähe palka, siis vennaga võtsime Balancist ja ka 3. kaasasutajale kõigile maksime alguses väga-väga vähe ja siis mul nagu pikalt oli päris raske tagasi minna investeerimise juurde, sellepärast et mul tundus nagu kõik selle ettevõtte ehitamine, olgugi, et ega ma ei tea, kas Balance lõpuks nagu, kas see õnnestub või mitte, et kas sellest kunagi saab 10, 20 või 100 miljoni euro väärtusega ettevõtte. Ma olen arvestanud siiski sellega, unicorn tuleb. Sorry, ei tuleb, saad ära, sa ei pea investeerima, kõik on hästi, ma teen ära. Et tegelikult ei tea, mis sest saab, aga kuidagi mul on kogu aeg mõte olnud, et kui ma teenin vähe palka, et siis mida ma üldse hakkan nüüd jälle nagu selle 50 euro kaupa kõrvale panema, et vahet ei ole, ma ehitan praegu Balance'it ja ma tegelikult peaaegu mingi aasta aega olin kuidagi hästi hädas selle mõttega, et mis mõte on sellel väikestel summadel, mida ma saan praegu kõrvale panna, kui ettevõtlusega ma panen mingi 5, 6, 8 aastat, mul on võimalus sellega teenida ja mingi realistlik võimalus, näiteks 1 miljon eurot. Et 50 euri kõrvale panna 6 miljonini, ma ei jõuagi. Aga siis ma lõpuks tulin investeerimise juurde ikkagi tagasi, et ma kuidagi nagu sain aru, et esiteks on see riskide maandamine ja teiseks see harjumus, et olla jälle selles kohas, kus mida fuck, mul 10 tonni kuskil, ma saan arved ära maksta. Et see tunne tegelikult on nii oluline ja ma oma elukaaslasele pushin ka praegu täie kogu aeg, et mis asja 50 euro, me ikka 50 euro pidime investeerima see kuu on ju. Et see on kuidagi jälle mulle sõbraks saanud ja ma olen jälle rahu teinud sellega, et see on väga okei. Väikseid summasid kõrvale panna, vaikselt seda portfelli kasvatada. Sina oled väga hästi kuidagi selle harjumus, et ma ostan väikeste summadega krüptot. Nagu kuidagi ma ka. Ma lihtsalt ostan, selles mõttes täpselt, et seda harjumust endale tekitada. Ja kuna need on väga väiksed summad ja kuna ma nagu elus võtan alati suhteliselt palju riski, ja ma tunnen, et ma võtan ka veel praegu, sest praegu ma põhimõtteliselt investeerin ainult Bitcoini, mis on nagu kellegile teisele soovita, kui te ei ole valmis kõigest oma rahast ilma jääma, nagu mina. Ja ma olen korduvalt ka seda krüptoga saanud. Ükskord mul üks sõber tuli mingi kuule, praegu tonna sinna DeFi network, mingi šlimpadi on nimi. Next big thing. Ja ta mingi pangas töötab ka. Ma mingi okei, davai, lihtne raha. Teeme ära, palju peab panema mingid, tema pani 10 tonni, ma mingi okei, ma ei tööta pangas, ma panen tonna ja siis hoian mingi silma peal, jällegi mingi bridži, mis tegi, ma ei saa midagi aru, mida ma teen, aga nagu ma olen mingi, ma teen, peas, et ma teen. Panen tonna sisse ära ja siis hakkavad mingi asjad juhtuma, mingi hinnad lendavad üles, mingi et mingi öö on ka, ma mingi, et okei, ma praegu ei jaksa tegelda, et mingi hinnad lähevad üles ja kõik on väga hästi, ma olen magama ära. Hommikul vaatan, kõik on nullis. Helistan sõbrale, kuule, mis juhtus, et mis ärk, aga ma ei süüdistanud hetkekski. Ma olen alati, keegi annab mingi soovituse, minu vastutus. Ma olin mingid, nagu et lihtsalt küsisin, nagu ma olin nagu sõbralik, mis nagu juhtus. Et ma ütlesin, et sa pead öösel tegelema, Mihkel, sa ei tegelenud öösel või ma läksin magama. Öösel oli meil see boom hit. Ta võttis 100 000 eurot välja öösel. Ma jään oma tonnast ilma, sellepärast, et ma 4 tundi magasin. Et see on nagu... Võib-olla üks asi ka, mida meie Katsiga oleme päris pikalt elus proovinud vahepeal, on see lihtsalt raha leida. Et leida seda hästi kiiret, seda tasuta raha, kus ei pea vaeva nägema. Me kõik tahame seda kiiret hitti. Ja krüptos ma olen näinud ka, et on inimesi, kes nagu saavad, aga tegelikult nad saavad neid kiireid hitte sellepärast, et ta oligi full pangavent, ta sai aru, ta nägi läbi, et seal oli mingi asi, mis oli päris, ta sai aru, et okei, see on skämm, kõik võtavad hommikul välja, ma pean õhtul oma lükk ära tegema, siis ma saan skämmist osa, yes, on ju. Ta sai kõigest sellest aru, ta teadis, et ta peab öö läbi üleval olema, kell 10, ja need teadmised koguda on ka tegelikult suur töö, et ma olen palju nii võrkturunduse kui krüptoga mingite asjadega proovinud leida neid nagu seda kiiret, lihtsalt tasuta raha. Aga ma olen aru saanud, et seda nagu otseselt ei ole ikkagi olemas, et kurat peab ikka lihtsalt tööd tegema. Aga tööd teha, siis tasub teha õigeid asju, millel on suur väärtus ja millel on high return on investment, nagu näiteks ettevõtlus. Nõus, täiega. Aga meie pool tundi ongi tegelikult juba läbi saanud ja me saame võtta nüüd... On jah? Te olete nii kiired, nii põnev oli. Mihkel, ma olen varjanud 2 tunniseid saateid tegema, vaata. Nii äge. Alles saime käima ennast, on ju.
see oli soojendus. Pärast saate edasi rääkida, vaata kõigiga. Jah, nii et ma ei teagi, mis selle jutu point oli. Võib-olla kui point oli see, et investeerige kindlasti, pange raha kõrvale, pange krüptosse, pange kui iganes, panete. Ja kui kardate kaotada, no siis ärge pange. Väga hästi. Aga võtame mõne küsimuse. Teil on kindlasti tekkinud mingi hea mõte, mida küsida. Ainult linnud. Ei julge keegi midagi küsida. Ei olnud nii igav ju. Ei olnud üldse igav. Mina küll küsin. Aha, nii. Seal oli ka selle valges. Tervist, väga tore oli. Äpimeestest ei tea midagi, et kuidas siuksed äpi tegijad üldse teenivad raha? Väga oleneb, meil on suhteliselt lihtne. Äpp maksab iga kuu mingi summa X raha ja siis selle pealt meie teenimegi. Aga kuna me kulutame täna rohkem, kui iga kuu äpi eest teenime, siis tuleb neid investoreid kaasata. Need teine viis, kus äpimehed raha teenivad, on see, et sa ajad investorid tükk aega taga, kui need lõpuks jäävad uskuma sind, sa annad sulle 250 000 euri, mis tundub, et see on elumuutev summa. Ja kui sa oled 3 kuud sellega ettevõtet juhtinud, saad aru, et kurat, liiga vähe küsisin. See on super. Veel küsimusi? See oligi sama. Et kuidas äpiga raha teenida või? Wow. Jah. Ei, jackpotte kindlasti ei ole, aga selles mõttes meil on ikkagi päris palju maksvaid kliente Eestis, Lätis, Leedus, Belgias, Soomes ja nagu pidevalt laieneme ja me oleme alustanud ainult nagu ühe tooteliiniga, aga tegelikult meie toote roadmap on päris pikk ees, ehitame hetkel sükest perele mõeldud lahendusi ja et jackpotist on asi üli kaugel, aga ettevõte ikkagi toimib, meil on 5 töötajad, kõik kes täiskohaga teeme seda asja, nii et inimesi on vähe, töötame palju tunde nädalas ja startupper elu ei ole nagu filmis, enamus mu päevad on hommikul kell 8 olen kontoris, läppar lahti, valge kast, kell 7 õhtul tulen ära, mõnikord ei räägi mitte kellegiga, lihtsalt klapid peas ja teed mingit tööd, sest loodad, et no äkki saab selle 1 miljoni. Lootus peab alati jääma ju. Saab. Kindlasti. Kui keegi saab, Mihkel, siis sina saad. No ja eks suurem eesmärk on ikkagi tegelikult jätta Euroopasse mingi suurem jälg maha ja aidata kogu Euroopa financial literacy skoori tõsta siis läbi tehnoloogiliste lahenduste. Peaaegu nagu mulgiraha tarkus, miinus äpp. Võib-olla midagi teha. Okei, veel on küsimusi? Ja ma korra küsiks, et kas te plaanite veel investoreid kaasata ja mis see nagu võib-olla selle äpiga pikem perspektiiv on, et olete mingi ajalise graafikuga pannud, et 5 aasta pärast peab suutma meile ja investoritele tagasi tootma? Hästi huvitav küsimus, siin on päris palju erinevaid teemasid, millest võib-olla täna on natukese liiga pikk 5 minti veel aega nagu rääkida, aga üks teema on siis investoride raha kaasamine, et kui sa juba riskikapitali raha sisse võtad mingisuguse ettevõtluse, riskikapital töötab niimoodi, et iga eelnev faas siis tahab, et sina oma ettevõttega jõuaksid järgmisesse investeerimisfaasi, kus siis nemad oma osaluse kas maha vüüvad osaliselt või täielikult. Et nende riskikapitali investorite eesmärk kogu aeg on see, et me jõuaksime järgmisesse vooru ja otseselt alati ei ole neil oluline, kui palju ettevõte nagu raha teenib või kuigi raha teenimine väga hea metrik, kas nagu asi töötab või mitte. Aga meie praeguste investorite eesmärk on see, et me ikkagi vähemalt 6 aastaga jõuaksime järgmisesse ja järgmisesse vooru. Meie enda tootearendusplaan on nagu hästi lihtsalt põhimõtteliselt öelda see, et enamus nagu mingid eelarveäpid näitavad, mis su rahaga juhtus eile ja meie eesmärk on ehitada tööriista, mis aitab sul teha paremaid otsuseid homme. Ja kuidas me seda siis teeme? Me tahame viia kokku siis kõik vertikaalid inimese eraisiku rahasjadest, milleks on siis rahavood, on investeeringud, on laenud, on pension ja ka igasugused finantsvahendid nagu mingid kindlustused. Ja kui me toome kõik need vertikaalid ühte lahendusse kokku ja ühendades need punktid oma vahel, siis juba tänu igasugustele sükestele large language modelitele, et AI haibist on kõik kuulnud, et tegelikult need andmeanalüüsiks töötad väga hästi ja sa saad kõikide nende punktide põhjal anda kasutajatele väga personaliseeritud tagasisidet. Et see vastab selle toote küsimusele ja investorite küsimusele ka vist vastasin ja meie eesmärk on ikkagi kogu aeg
maksvaid kasutajaid juurde saada, üle Euroopa laieneda. Jah. See on Lightyeari logo. Tuleb käia Lightyeari kontoris nende mingitel eventidel. Startupidega üldse see, et kui sa käid mingi konverentsidel, siis sa saad sokke. Mul on Bolti sokid, Lightyeari sokid, Startup Day Tartu sokid ja kõik sokid. Ja kui mingi hetk mul oli päris palju riideid, kes see kutt siin oli, tema ostab Tuneesiast, ülikallist Tuneesiast riideid ostab, Kreekast, mis asja? Mine konverentsile või Lightyeari kontorisse tasuta, saad sokid. Ma ei pea Lätti minema selle jaoks, nii et mul on ka mõned rahatipid tuleb välja ikka. On veel mõni kiire küsimus, ühe jõuab veel? No ei ole. Aga teeme hästi suure aplausi neile. Ärge veel minge, meil on teile väikene selline... Saame ka midagi. Jaa, te saate ikkagi karikat, sellepärast, et leidsite aega tulla. Suured tänud teile. Aitäh kutsumast teiega.